Nüüd läheme siis esimese Moosese raamatu juurde. Esimene Moosese raamat, mis on alguste raamat. Oleme siis täna peatükis 25. Tein issandat sellisena, nagu sa oled. No selles peatükis on üks lugu kahest vennast. No kui räägime juba kahest vennast, siis te mäletate, et minu vend oli siin umbes nädal või poolteist tagasi. Ja mulle alati meeldib, kui inimesed saavad minu vennaga tuttavaks, kes on mind mõnda aega nagu juba tundnud. Ja siis ma pärast küsin, et mida sa arvad, et kas vend on minu moodi? Siis nad kohe saavad aru, et ei ole, oleme nii erinevad. Et küsisin Alantra käest eile õhtul. Ta ütles, et teie ei ole üldse nagu sarnased. Nagu välimus ei ole üldse nagu sarnane üks teisega. Täiesti teistmoodi. Ainult võib-olla silmad on samasugused. Aga muidu ei oleks arvanud, et olete vennad. No, minu vend on selline, kes talle tegelikult meeldib natuke tähelepanu. Talle meeldib natuke sinuga vaielda. Et ta leiab midagi, kus on mingi lahkarvamus ja siis ta tahab nagu selle üle natuke vaielda ja sinna ümber veenda. Mulle ei meeldi see nii väga. Aga jah, mitu korda oli väike nagu sõbralik vaidlus meie vahel, kui ta oli siin. Et, kas sa arvad seda? No, mina arvan hoopis niimoodi ja siis hakkame rääkima. No, mina olen alati olnud selline vaikne inimene, et ma ei taha nagu väga palju tähelepanu. Siis ma ei tea, mida öelda, mida teha. Aga vennale see väga meeldib. Ma mäletan, et käisime seal meeste hommikul, teisipäeva hommikul. Ja see nagu poolteist tunniga minu vend sai rohkem kontakte, rohkem inimeste telefoninumbrid ja e-mailid, kui mina olen saanud umbes aasta aega seal käies mingi, ma ei tea, 10 korda. Lihtsalt ta on teistsugune kui mina. Aga selles on see mõte täna hommikul, et teeni issandat sellisena, nagu sa oled. Nagu minu vend saab teha asju, mida nagu mulle ei sobiks. Ma ei oska. Aga siis jälle võib-olla mina saan midagi teha, mis vennale ei sobiks väga hästi. Ja igaüks on nagu oma moodi. Ja siin meil on 2 venda, kes on teineteisest täiesti erinevad. Aga teeni issandat sellisena, nagu sa oled. Kuidas sa siis seda teed? Kõigepealt kasuta oma tugevused ära. Meil kõigil on oma tugevused. Loeme siis salmid 19 kuni 26. Et saaksime teada, mis toimub selles peatükis. Salm 19. Ja need olid Iisaki, Abrahami poja järeltulijad. Abrahamile sündis Iisak. No, siin ma teen väikest pausi ja siin on üks nagu üleminek selles salmis. Siiamaani oleme rääkinud Abrahamist kogu aeg. Aga nüüd on Iisaki, Abrahami poja järeltulijad. Nüüd on kõik järgmised lood Iisakist ja tema poegadest. Ja salm 20. Ja Iisak oli 40-aastane, kui ta võttis enesele naiseks Rebekka, süürlase Betueli tütre Mesopotaamiast, süürlase Laabani õe. Jätta meelde, et ta oli 40, kui ta abielus temaga. Ja Iisak palus isandat oma naise pärast, sest see oli viljatu. Ja isand kuulis ta palvet ja ta naine Rebekka jäi lapse ootele. Aga kui lapsed ta ihust tõuklesid,
ütles ta, mis pärast on see minuga nõnda? Ja ta läks issandat küsima. Ja issand vastas temale, su ihus on 2 rahvast, 2 erinevat hõimu saab su isast alguse. Üks rahvas on vägevam teisest, vanem orjab nooremat. Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis oli ta ihus kaksikud. See, kes sündis esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune kuub. Ja temale pandi nimeks Eesav. Seejärel sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast ja temale pandi nimeks Jaakob. Isak oli 20 aastat vana, kui nad sündisid. Meil on 2 venda ja kas nad oleks võinud olla nagu rohkem teistsugused teineteisest? Ma ei tea. Isegi sündimise päeval üks poiss oli täiesti nagu karvane ja punakas. Teine ei olnud. Nad panid nimeks esimesele Eesaviks, mis on seotud sellega, et ta oli hästi karvane. Ja siis Jaakob, ta vend, võttis kinni, tema kännust kinni, kui ta tuli välja. Ja nad ütlesid, et tema nimi on Jaakob. Ja siis Jaakob tähendabki see, kes võtab nagu tagant kinni. Siis nad said täiskasvanuks. Ja meil on üks poiss, kes on pigem kodune. Üks poiss, kes on selline nagu kütimees. Loeme need salmid 27 ja 28. Ja poisid kasvasid suureks. Eesavist sai osav kütt, väljal uitaja, aga Jaakob oli vagana mees, kes elas telkides. Ja Isak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suurepärane, aga Rebekka armastas Jaakobit. 2 erinevat poissi, nii erinevad. Üks meeldis isale. No see on arusaadav. Isakile meeldis see nagu jahisöök, mida ta sai. Isak oli selline nagu lihasööja ja talle väga meeldis. Ja kui ta võttis koju, ma ei tea, mingi metskits või mida iganes, metsloom, siis oli nagu hea süüa. Loomulikult talle meeldis. Eesav oli selline, kes oli kogu aeg väljas. No kus on Eesav? Ma ei tea. Ta on kuskil seal mägedes. Jahib jälle neid loomi. Küll ta tuleb tagasi. Võib-olla homme, võib-olla ülehomme. Ei tea. Ei oska öelda. Talle meeldis õues käia. Ta väga hästi lasi noort. Aga see teine, Jaakob, ta ei viitsinud nagu välja minna. Tal oli hea nagu telkides jääda. Ja sellepärast ta hakkas meeldima rohkem emale. Sest ema on alati kodus ja alati on mingit abi vaja. Kes aitab mind? Eesav, kus oled? Jälle on kadunud. Jaakob, tule, aita mind. Et võtta see ja siis ta hakkas emale rohkem meeldima. Ja mõned poisid ongi sellised. Tahavad olla nagu kodused. Sellised. Ei pea kuskile minema. Ma tean, et Railan on selline. Tal on väga rahulik ja ta võib nagu terve nädal kodus olla, kodus istuda. Ta leiab oma tegevusi ja ta on väga huvitav seal. Kas me läheme kuhugi? Kui kauaks siis? Kui palju aega see võtab? Millal te tagasi saame? Vahel käime kuskil matkal näiteks, aga 2 poisi, kes olid täiesti erinevad. Iga laps on teistsugune. Kui sul on lapsi, siis sa tead seda väga hästi.
no me võime igaüks oma lastest natuke rääkida, et ma tean, et no Roosi on selline, kes tahab kõik nagu väga täpselt ja väga õigesti teha, ta on selline vaikne ja siis Rylan, nagu ma ütlesin, et selline kodune, tema mõtleb ja ta on nagu osav matemaatikas näiteks, ajalugu huvitab talle. No siis on Abigail, tema on praegu meie sportlane, mängib võrkpalli ja tal on sõpru seal koolis. Ta on alati mingi üks nagu parim sõber, tundub. Ja siis on Andrew ja üks poiss tema klassis ütles, et ja meie klassis on mõned poissid, kes käivad koos, 3-4 tükki siin ja seal, aga Andrew on selline, kes on kõigi sõber. No, mulle väga meeldis seda kuulda. Ja see on tõsi, tema ei taha kodus istuda, nagu võib-olla Ryland. Tema tahab välja minna, et miks ma kodus pean olema, see on täitsa piin, et millal ma saan jälle sõpradega olla või kas sõber tuleb hoopis siia, aga mitte see, et ma olen lihtsalt kodus, see tapab. Iga laps on natuke teistmoodi. Meil on oma tugevused. Mida see tähendab? Tähendab, et Jumal on andnud sulle andeid või talente. Mõned on sellised loomulikud nagu anded. Mõni on väga sportlik, mõni oskab muusikat päris hästi, saab sellest aru. Mõni on lihtsalt selline tark ja inimesed tulevad sinu juurde sellepärast, et sa oskad nagu head nõu anda. Mõned on lihtsalt sellised. Mõni, kes oskab hästi juhatada. Kui on mingi 10 inimest ja nad hakkavad midagi tegema, siis on see, kes nagu paistab välja, see, kes hakkab nagu kamandama ja juhatama, et okei, kui me saame tehtud, siis sina teed seda. Mõni lihtsalt oskab seda hästi. On mõned, kes oskavad suhelda inimestega paremini. Mõned ei oska üldse suhelda. Eile õhtul üks tüdruk ütles mulle, et ma vist tööd ei otsi praegu, sest ma ei saa hästi hakkama teiste inimestega. Mõni lihtsalt ei saa, aga mõnede jaoks on see suur nagu tugevus. Mõni on suur nagu keeleoskus, saab uue keele nagu suhteliselt kiiresti omaks. Aga meie, kes oleme kristlased, me teame, et rohkem kui need nagu loomulikud anded, mis meil on sellised üleloomulikud, vaimuannid, nagu Piibel ütleb. Ja Uues Testamendis on mitu nimekirja. Ma loen natuke nendest nimekirjadest. Rooma 12, 7 ja 8. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimugu õpetaja ametis, olgu keegi hingehoidja, kes teistele jagab ja kes teist juhatab, kes on hoolekandja. Need on erinevad vaimuannid. Jälle üks oskab juhatada, üks oskab nagu teisi julgustada väga hästi. Üks oskab nagu Jumala sõna õpetada teistele. Aga on veel esimeses Peetruse kirjas 4.9 on mainitud külalislahkus. Ja mõnele on see nagu päris tugev, et külalislahkus. See, kes võib-olla oskaks nagu hästi kohvilaua katta ja inimesi nagu tervitada, kes tulevad kogudusse. Siis on veel kirjas efeslastele 4.11 on evangelist, kes oskab väga hästi Jeesust jagada teistega. On see, kes on karjane hoopis nagu pastor.
nagu kannab hoolt teiste eest, juhatab kogudust ja siis jälle õpetaja. Esimeses kirjas korintlastele on peatükis 12, 8-10 on sellised nagu tunnustähed. Et on see, kes räägib keeltes, see, kes tõlgendab neid keeli, see, kes teeb terveks, see, kes ennustab. No, mina ütleks, et üldjuhul need sellised tunnustähtede annid on nagu mööda läinud, on lõppenud. Võib-olla mitte täiesti, aga üldjuhul. Ja siis on veel apostlid ja prohvetid, jälle mõned ametid, mõned kingitused nagu kogudusele. Jälle ma ütleks, et need on nagu möödunud. Apostlid olid 12 pluss Paulus ja see on kindlasti nagu läbi. Nemad on rajanud koguduse vundamenti seal ajal. Aga nii palju sellest, et te teate, et need vaimuannid on olemas. Ja kui sa oled Kristuses, siis Piibel ütleb, et Jumala püha vaim on andnud sulle midagi. Ta on kindlasti andnud sulle midagi. Võib-olla sa täna hommikul ma ei tea, mis vaimuand oleks minu oma, mida minu oskaks. Ma ei tea. Aga kas sa tead või ei tea, sul on olemas. Ja võib-olla lihtsalt neid nimekirju nagu läbi lugedes üks paistis välja, et see on mina. Ma oskan seda, ma arvan. Jumal püha vaim on andnud mulle seda. Siis kasuta ära oma tugevused ja teeni isandat nendega. Kas oskad juhatada, siis otsi võimalust juhatada. Kui ei oska, siis otsi võimalust teha seda, kus on sinu tugevus. Et sa kannad hoolt teiste eest või sa tahad nagu aidata kogu aeg või oskad lohutada teisi. On nii palju neid ande. Kasuta oma tugevused ära, aga siis teiseks, palu abi oma nõrkustega. Kui meil on kõigil tugevused, siis tähendab, et meil on ka omad nõrkused. Läheme natuke tagasi sellest tekstist ja vaatame seda kaua oodatud palve vastust. Iisak ja Rebekka, nendel oli mingi nõrkus, nagu see pigem nagu füüsiline asi. Ja Iisak palvetas oma naise Rebekka eest, et talle sünniks laps. Ta palvetas tema eest ja Jumal vastas. Kui sul on mingi nõrkus, siis palu abi isandalt. Huvitav, et kui kaua nad ootasid seda. Nad abielusid, kui Iisak oli 40. Aga millal lapsed sündisid? Psalm 26. Iisak oli 60 aastat vana, kui nad sündisid. Nad pidid ootama 20 aastat, enne kui neile sündis laps või kohe lapsed. Meil kõigil on oma nõrkused, siis me palume abi nendega. Mõne jaoks on see näiteks alkohol. Et kui ma lugesin seda materjali, mis tuleb anonüümsete alkohoolikutest, see MTÜ, siis räägitakse, et mõne jaoks on see alkohol nii ohtlik asi. Et kaks inimest võib natuke juua alkoholi ja ühte see mõjutab nii tugevasti, et kohe tekib sõltuvus, kohe ta lihtsalt peab rohkem saama. Võib-olla teisele ei mõjuta nii tugevasti. Mõne jaoks on see alkohol, lihtsalt sa pead iga päev palvetama
issandale, et aita mind, et ma hoiaks sellest eemale, sest ma tean, kui ma võtan väikest napsu, siis on kohe kõik läbi. Siis ma joon ennast purjuks ja ma teen asju, mis ma pärast kahetsen, siis ma ei jõua hommikul tööle õigeks ajaks või mida iganes, rükkub elu täiesti ära. Siis sa palud abi sellega. Ja issand saadab sulle abi. On nii-öelda vaimuhaigused. Vaimuhaigused, nagu mulle hästi ei meeldi see väljend, et on olemas vaimuhaigused, aga ma saan aru, et selles on tõde tegelikult. Et meil kõigil on oma nõrkused. Üks ütleb, et no ma ei saa hakkama, kui on teised inimesed, ma ei saa hakkama. Ma tahan ära peita ennast. Et see on ja nad ütlevad, et see on mingi vaimuhaigus või mida iganes nimetatakse. Aga ma ütleks näiteks sel juhul, et sa paluks issandat abi. No, mõni tahab nagu internetis otsida abi ja artikleid ja kahjuks on maailma sõnum sulle, kellel on nii-öelda vaimuhaigus, on selline, et sa oled lihtsalt sellisena sündinud, pole mitte midagi teha. Et lihtsalt sa pead teistele ütlema, et see on selline, kes ma olen ja te peate mind vastu võtma sellisena, nagu ma olen. Ja kui see ei meeldi teile, siis on see teie probleem, aga ma ei saa midagi teha sellega. Ma olen lihtsalt see, kes jääb kogu aeg hiljaks või kes ei oska nagu tööl käia või mida iganes. Aga pigem palu issandat abi, sest Jeesus annab alati lootust, et sa saad sellega hakkama, et sa saad võitu selle üle isegi. Ja sa saad, sest kui Jumal päästab sind, siis ta tahab sind teha uueks inimeseks. Ma tean, et üks YouTube'i apologist, suur usklik, tema ütles, et ta on selline vaimuhaigus, et mis see täpselt oli? Sociopath, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, sociopath, aga ühesõnaga, tal puudub üldse empaatiat teiste inimeste vastu. Et tal ei ole mingit kahjutunnet, kui ta näeb, et teine kannatab või teisel on raske. Seda ei ole üldse. Aga ta on olnud, et Jumal on aidanud teda sellega hakkama saada. Et ta peab nagu meelega mõtlema selle peale, et äkki see teine, see ei meeldi teisele inimesele või äkki ta tunneb ennast nagu kehvasti, sellepärast, et mida ma ütlesin, kuidas ma käitusin, et ta on leidnud viisi, kuidas sellega hakkama saada. See on alati võimalik. Palu abi oma nõrkustega ja pea meeles, et sa ei pea olema nii nagu teine inimene. Näiteks teises kirjas Korintlastele 10:12, sest nad ei mõista, et nad mõõdavad end iseendaga ja kõrvutavad end iseendaga. Paulus ütles, et need inimesed, need pole targad. Nad mõõdavad end iseendaga või teiste inimestega ja et teada saada, kas me oleme nagu head, tublid, õiged. Nad tahtsid olla nagu teised. Mäletate, et peaks olema Numbers, on 4. Moosese raamatus 16, kus Kora, Datan, Abiram, nad tahtsid olla preestrid. Nad vaatasid teisi, Aaron ja tema pojad,
nemad on Jumala preestrid. Ja Jumal on öelnud, et ainult see pere ja need pojad saavad preestrid olla. Aga need teised, Daatan, Abiram, ütlesid, et see ei ole õige. Me tahame ka olema preestrid. Ja nad alustasid suurt nagu mässu Moosese vastu. Ja see ei lõppenud nendega hästi. Aga sa ei pea olema nagu teine. Et need inimesed, kes tahtsid preestrid olla, Jumalal olid andnud neile võimalusi teenida. Mõned olid isegi leviidid, et nemad juba teenisid seal koguduse telgis ja et nad viisid asju ja koristasid ja kõik. Nende koht ei olnud olla preestrid, aga nendel oli olemas oma koht. Ja isegi tänapäeva ma pean mainima ka, et mõni poiss hakkab mõtlema, vaatab ringi ja mõtleb, et kui ma oleks tüdruk, siis minu elu oleks nagu õige elu. Või tüdruk vaatab ümber ja mõtleb, et kui ma oleks poiss, siis oleks kõik hästi. No kahjuks ma pean seda mainima, aga see on nii ohtlik asi, nii tõsine asi. Jumal on loonud sind sellisena, nagu sa oled, oma tugevustega ja oma nõrkustega. No poiss ei ole tüdruk, tüdruk ei ole poiss. Igal sool on oma nõrkused, tugevused. Et võtta vastu see, kellena Jeesus on sind loonud, on su loonud. Ja ole see. Ja kui sul on mingi nõrkus, siis palu abi sellega. Ja ole selline, nagu Jumal on sind loonud. Ja siis viimaks, kui sa teenid Issandat sellisena, nagu sa oled, ja sul on tugevused, kasutad neid ära, sul on nõrkused, palu abi nendega. Aga siis viimaks, ole tuntud pigem hea poolest, kui sa tahad teda teenida. Meil on siis need kaks erinevat poisi oma tugevuste ja nõrkustega, aga kahjuks meil on selline negatiivne näide jälle Piiblis. Tuli välja, et üks poiss oli hästi kaval ja petlik ja teine oli selline lihalik ja oma isude järgi, nagu ta elas. Loeme siis seda, Salmid 29 kuni 43 või 44. 34. Kord keetis Jaakob leent, Esav aga tuli väljalt ning oli väsinud. Ja Esav ütles Jaakobile, anna mulle ometi süüa seda punast leent, sest ma olen väsinud. Sellepärast hakati teda kutsuma Edomiks. Aga Jaakob ütles, enne müü mulle oma esma sünniõigus. Ja Esav vastas, vaata, mina ju suren niikuinii, milleks mulle siis veel esma sünniõigus? Siis ütles Jaakob, vannu mulle enne. Ja ta vandus temale ning müüs oma esma sünniõiguse Jaakobile. Ja Jaakob andis Esavile leiba ja läätseleent ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Esav esma sünniõigusest. Selline kurb lugu, et kui Jaakob sündis, ta haaras kinni nagu venna jalast, ütles, kui armas, tema nimi on Jaakob, kes võtab nagu tagant kinni. Aga siis tuli välja, kui ta sai suureks, et see sõna Jaakob, see oli ka teise tähendusega. See, kes petab. Ja hebra keeles see, kes võtab tagant, on see, kes petab sind. Sa ei näe, aga ta on sinu taga ja petab ära. See oli Jaakob. Ta varitses ja ootas ja siis tuli see
see võimalus, et Eesavi nagu tagant kinni võtta kannast. Ja seda ta tegi. Teine see Eesav, tema on tuntud selle poolest, et ta loobus oma esmasünni õigusest, et ta saaks natuke süüa. Ütles, et mäletate, Eesav oli see, kes väljas kogu aeg. Ja kui ta tuli tagasi, ma olin nii näljane. Ma kohe suuren, kui see ei anna mulle Jaakob seda punast suppi. Ma pean saama lihtsalt kohe. Jaakob oli kaua aega vist oodanud seda. Ja ta ütles, saad küll, aga vanna mulle, et sa annad mulle oma esmasünni õigust. Sest sinu oli see esmasündinu. Eesav ütles, et mis kasu on sellest, kui ma niikuinii suren siin, kui ma ei saa seda suppi. Võtta siis ja anna mulle seda suppi. Ma arvan, et ta ei oleks kohe surnud. Et ta oleks saanud oodata, nagu, ma ei tea, pool tundi veel või tund aega veel, et ema küpsetaks talle midagi. Aga ta tahtis seda ja ta tahtis seda kohe. Et oli valmis loobuma midagi, mis oli nagu miljoneid seda punast suppi väärt. Loobus sellest, sest seda kohe kätte ei saa. Ma pean ootama. Millal siis isa sureb ja ma saan selle topelt esmasünni õigust, tähendab, et topelt varjandust isa varjandusest. Kui kaua ma pean ootama, aga ma saan seda suppi praegu ja kohe. Ja ta võttis. Kas teate, milleks Hebra kirja autor nimetab Eesaviks? Ta ütleb, et tema on see hooraja. Oi, mis see tähendab? Tavaliselt Uues Testamendis hooraja tähendab, et see, kes teeb mingit seksuaalset pattu. Aga kuule, see oli ju mingi suppi. Aga Piibel teeb selgeks, et see on umbes sama patt. Et sa ei oska oodata, sa tahad seda, mille nagu kohe kätte saab. Sellepärast inimesed vahel ei taha nagu vaeva näha, et abielluda, ei taha vaeva, nagu mees ei taha vaeva näha, et ta abiellub naisega ja nüüd ta peab selle eest nagu hoolt kandma ja annab talle raha, süüa ja kui sa oled abielus, siis sa pead nagu vahel tema sugulaste juurde minema jõulude ajal, mitte ainult sinna, kus sina tahad, kui lähete restorani, siis nagu võib-olla naisel on oma arvamus, et ta tahab hoopis sinna minema, et nii tüütu. Aga vaata, ma saan täna õhtul olla mingi naisega. Ja siis on see vajadus rahuldatud. Ja ma ei pea mitte midagi talle teha. Ja ma lähen koju ja elan oma elu. See on umbes sama asi, mida Eesav oli teinud. Ta ei suutnud oodata, las olla, ma loobun siis sellest esmasündi õigusest. Inimesed ütlevad, ma ei viitsi abielluda. Ma saan, mida ma tahan kohe kätte. Milleks abielluda? Ma hiljuti rääkisin ühe mehega, keda ma ei jõudnud pikka aega näinud. Ja tema on selline lahutatud mees. Ütles, aga jah, mul on selline weekend girlfriend. Ma ei olnud sellist väljendit kuulnudki, weekend girlfriend, aga ilmselge. Nad elavad koos nädalavahetusel, aga siis nädala sees käivad tööl, elavad oma elu. Et pigem teeks seda, kui näha vaeva, et võidad naise südame ja siis ta abiellute ja siis te olete koos ja
ja siis tal on koos nagu raha, otsustage koos, kuhu te lähete, kus te elate. No lihtsam on lihtsalt nädalavahetusel, ma käin tema juures ära ja kui mul hakkab igav, siis ma lähen jälle koju. Aga oled tuntud siis hea poolest. Need poisid on nüüd tuntud selle poolest, mida nad valesti tegid. Eesavi nimi sai Edomiks, mis tähendab heebrea keeles, et see punane, nagu härra punane. Edom ja Jaakob, tema nimi muutus selliseks, et ja petturiks. Aga mille poolest oled sina tuntud? No, nagu ma ütlesin, et eriti kooli ajal mina olin tuntud selle poolest, et ma olen see vaikne. Et inimesed eriti midagi minu kohta ei teadnud. Ma tea, tema on see, kes istub oma ette, ei ütle kunagi midagi. See vaikne. Ja siis Andrew on tuntud, et ta on kõigi sõber. Vähemalt Trevor ütles. Aga mille poolest sina oled tuntud? No, võib-olla küll, et keegi siin või keegi, kes pärast vaatab YouTube'ist seda jutlust, võib-olla sina oled tuntud millegi poolest, mis ei ole hea. Ja sa mõtled, mida ma siis teen? Jah, kõik teavad, et ma tegin seda õudset asja. Ja see on lihtsalt minu tuntus. Aga Jumal saab sinu tuntust nagu lunastada. Jälle ma võin oma venna kohta rääkida, et kui istusime seal Ülemistes, jõime natuke kohvi ja Raivo küsis tema käest, et räägi, kuidas sa Jeesuse juurde tulid, kuidas sa said päästetud. Ja vend hakkas rääkima, ma enam-vähem juba teadsin, aga ta rääkis, et keskkooli ajal tema oli tuntud selle poolest, et tema juures saab suitsetada. Et tema juures, sest mõlemad vanemad on pikalt kaua tööl iga päev, et peale koolipäeva siis lähed Joeli juurde, saame seal suitsetada, saame alkoholi juua, saame nagu mingi kaifi saada seal. Seal ajal oli kanepit ja mingi ecstasy. No ma eriti ei tea. Aga saad kõiki need nagu ebaseaduslikud asja teha Joeli juures. Tema on see nagu cool guy. Tema oli selle poolest tuntud. Aga nüüd Joe Willoughby, mille poolest on tema tuntud? Ta on mingi 5 lapse isa. Kas nüüd on 5 või tuleb 6? Ma ei tea. Minust rohkem lapsi. Tema on selline peremees, pereisa. Tema on selline piibliõpetaja. Ta on selline aus. Selline, kes oskab tõde ja tahab Jeesust jagada teistele. Selle poolest on ta tuntud. Ja Jumal saab sinu tuntust lunastada Jeesuses Kristuses. Tänases tekstis on meil 2 täiesti erinevat venda. Aga oleme õppinud, et saame teenida Issandat sellisena, nagu sa oled. Sul on oma tugevused. Kasutad neid ära. Meil on seda vaja. Meie kogudust on sinu tugevusi vaja siin. Olen tänulik iga ühe eest, kes on siin meie koguduses. Kasuta need siin. Aga siis teiseks, sul on omad nõrkused ka. Võib-olla sinu nõrkused ei ole täpselt nagu minu nõrkused, aga meil kõigil on. Palu Issandat abi, et sa saaks selle üle võidu. Ja siis oled tuntud hea poolest. Oled tuntud selle poolest, et sa armastad Jeesust ja et sa teenid teda, aitad inimesi, juhatad neid Jeesuse lähemale. Ja siis teenime Jeesust koos kogudusena. Sest iga ühte on vaja.